ärge kartke, sest vaadake, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Need olid tervitussõnad, millega tervitas ingel karjaseid. See on üks rõõmupäev, üks mõnus päev, Jeesuse sünnipäev. Mul on rõõm tervitada teid kõiki siia koguduse hoonesse, kus on täna soe. Ja veel enam on see rõõm suur, teades, millised on lumehanged ja kui libedad on teed. Tere tulemast! Tõuseme ja oleme üheskoos alguspalvel. Hea taevaisa, tänu sulle. Tänu, et sa oled kinkinud selle võrratu valge lume, mis täna hommikul alla tuli. Kus sellega tundub, et kõik töökoormad, mured, igapäeva mured ajuvad justkui rahu sisse. Issand, ma palun, et sa võtaksid kõik need mure ja toimetused, kõik kiirustamised enda kätte ja kingiksid südamesse rahu. Seda aega, seda hetke, et sinu poole vaadata, issand, osa saada sellest jõulukingist, mida sina juba aastatuhandeid tagasi meile tegid, oma poja Jeesuse näol. Tänu, et me võime täna ka tema sünnipäeva pidada, tähistada. Kiitus sulle, issand. Nii me igatseme sind kiita siin täna hommikul üheskoos ja kuulda taas neid jõulusündmuseid. Issand, ole siin meie keskel, meid kõnetamas, meid puudutamas. Amen. Kes jaksab, jääge seisma, laulame üheskoos. Hõbetähti taevas su varju all, jõululaps magab und. Maailm oli kaua patupäevas, sellel on sa
teda meest ära andis ja tegi tõeks oma ammu peetud nõu. O kuningate kuningas sul toome me oma tänu ohvri südames ja jõuluööl kõik laulgem ühel meelel. O püha ööl sa tõid meil õndsuse. O püha ööl sa tõid meil õndsuse. Ja jõuluööl kõik laulgem ühel meelel. O püha ööl sa tõid meil õndsuse. O püha ööl sa tõid meil õndsuse. Ma loen teile Jeesuse sünniloo, nii nagu see on kirja pandud Luuka evangeeliumi järgi. Neil päevil andis Rooma keiser Augustus käsu, et kogu riigist tuleb korraldada rahvaloendus. See oli esimene rahvaloendus ja toimus ajal, mil Kyrenius oli Süüria provintsi maavalitseja. Igaüks pidi end kirja panema seal linnas, kus ta pärit oli. Nii läks ka Taaveti soost pärinev Joosep Galilea maalt Naatsareti linnast end kirja panema Juudamaale Petlemma linna, kus Taavet oli sündinud. Ta läks sinna koos Maaria, oma kihlatud pruudiga, kes ootas last. Kui nad Petlemmas olid, sai aeg täis ja Maaria tõi ilmale oma esimese poja. Ta mähkis lapse mähkmetesse ja asetas loomasõime, sest linna majades ei jätkunud neile ruumi. Sel ööl olid seal lähedal karjased välja peal õitsil loomi karjatamas. Äkki ilmus nende keskele issanda ingel ja jumalik sära täitis kogu väljapealse, nii et karjased hirmsasti kartma lõid. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, ma toon teile sõnumi, mis on kõikidele inimestele õnneks. Täna sündis teile Taaveti linnas päästja, issand Kristus. Te tunnete sellest ära, et leiate lapse mähituna loomasõimes magamas. Äkki oli ingli ümber kogu taevane sõjavägi ja kõik inglid ülistasid lauldes Jumalat. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel. Kui inglid olid tagasi taevasse läinud, arutasid karjased omavahel. Lähme nüüd Petlemma ja vaatame seda imet, mille kohta issand meile sõnumi saatis. Nad tõttasid linna ja leidsidki Maaria, Joosepi ja loomasõimes magava vastsündinud lapse. Seda nähes jutustasid karjased, mida ingel lapse kohta oli kuulutanud. Karjaste jutt pani juuresolijad väga imestama, ent Maaria jättis kõik kuuldu südames tallele, et hiljem karjaste sõnade üle järele mõelda. Karjased läksid aga tagasi oma karja juurde, tänades ja ülistades Jumalat kõige eest,
mis nad näinud ja kuulnud olid, sest kõik oli olnud just nii, nagu ingel kuulutas. Kuulame üheskoos veel laulu. Armastuse kehastus sündinud on maailma. Kummardage sõimes, kus lebamas on kuningas. Laps, kes päästab maailma, igavesti valitseb. Immanuel, Immanuel, vaadake, mis Jumal teeb. Immanuel, Immanuel, armastus nii hämmastav, ta lootuse tõi maailmale. Jeesus, taeva troonil istus ta, siiski sündis maailma. Kannatas, et päästa meid, igavese elu tõi. Kõige kõrgem kuningas, jäädavalt ta valitseb. Immanuel, Immanuel, vaadake, mis Jumal teeb. Immanuel, Immanuel, armastus nii hämmastav, ta lootuse tõi maailmale. Jeesus. Immanuel, see, kes tõi rahu. Jumal on meiega. Me vajame seda teadmist.
äratundmist, selle tunnetamist, et me ei ole üksinda. Mõnikord piisab meile teadmine, et meil on perekond. Kuigi see perekond võib olla kaugel, kättesaamatus ulatuses, aga meil on see teadmine, see tunnetus. Ta on olemas, me ei ole üksinda. Immanuel, Jumal on meiega. Me vajame ka seda teadmist, tunnetust, äratundmist, et ma ei ole üksinda maailmas. Jumal on minuga. Kaunid laulud ja muusika võivad liigutada meie hingekeeli, aga need võivad meenutada lihtsalt minevikus olnud mälestusi, hardaid hetki. Ahjus praksub tuli, ema on valmistanud pidusöögi, piparkoogi lõhn on tuba täis, jõulupuu, küünlad põlevad. Aga me vajame seda äratundmist, tunnetamist. Jumal on meiega. Me vajame seda kingitust. See on vaja üles leida ja avada. Ka täna. Täna jõuluõhtul meil on vaja leida üles sealt kuuse alt see kingitus. See kingitus. Jumal on meiega. Ja see on vaja lahti teha. Ja kogeda seda pealaest jalataldadeni. Me vajame Jumala puudutust oma elus ja kui me loeme Jeesuse sündimise lugu ja kõiki neid eelnevaid ja kaasnevaid üleloomulikke sündmusi, siis see põhjustas kuulajates erineva reaktsiooni. Ma loen Luuka evangeeliumi 1. peatükist 26. salmist. Aga 6. kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea linn külla, mille nimi oli Naatsaret. Neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maaria. Tema juurde tulles ütles Gabriel, rõõmusta, sa armu leidnu, issand on sinuga. Seesama Immanuel. Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle, ära karda, Maaria, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Maaria küsis inglilt, kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud, ja ingel vastas talle, püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on sulle varjuks. Sellepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib Jumala pojaks. Tema mees Joosep, tulevane mees Joosep, oli teda koju viimas ja avastas, et üllatus, Maaria on lapseootel. Ootab last ja tema ei ole isa. Markuse evangeeliumi 1. peatükis salm 20 on öeldud, aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issand ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maariat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab rahva nende pattudest. Joosep sai Jumala puudutuse. Tähetargad kaugelt hommikumaalt. Tähetargad
kes oskasid koostada astroloogilisi kaarte ja kes kirjutasid nupukesi ajalehtedesse, mis homme on oodata: kalad, märjaks saad, ära mine õue, teised võivad minna. Vot sellised tähetargad nagu Mang ja Paukson lugesid tähtedest välja, et kuningas on sündinud. Ja nende kohustus on minna ja kummardada kuningate kuningat, nende tähtede loojat. Ja Matteuse 2.12 on öeldud: ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Üllatus, tähetargad said Jumalalt puudutuse. Kui tähetargad olid sõnumi toonud, siis Mattuse 2.3 on öeldud: seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Kõik said Jumala puudutuse. Aga reaktsioon oli hoopis teistsugune. See ei olnud see, mida nad ootasid. Ka Herodes sai omamoodi puudutuse. Sest Jeesuse sünd ei jäta mitte kedagi külmaks. Kui sa oled kusagil seltskonnas ja ütled see nime Jeesus, mitte keegi ei jää külmaks sellest. Alati tekib reaktsioon. Kui see on selline paari seltskond ja sa ütled seal Jeesus, siis tekib haudvaikus. Reaktsioon. Kui sa oled hädas, sa oled tõsises hädas ja sa hüüad Jeesus, siis tekib reaktsioon sinuga Immanuel. Karjased olid väljal karja hoidmas. Kui äkitselt, see on kirjas nüüd Luuka 2. peatükis, 9. salmis, issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taavete linnas päästja, kes on issand Kristus, ja see olgu teile tunnustäheks, et te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Karjased said Jumala puudutuse. Jumala puudutus, Immanuel. See on midagi sellist, mis hiilib meie juurde ootamatutel hetkedel. See võib tulla varajastel hommikutundidel, kui me oleme veetnud pika õhtu pereseltsis, oleme väsinud kinkide lahtipakkimisest. See võib tulla, kui me ootame bussipeatuses. Või kuulame kaubanduskeskuses ammu pähe kulunud jõululaule. See võib juhtuda, kui me näeme enda ümber inimesi, kes kannavad liiga palju punast või liiga palju rohelist. See võib juhtuda siis, kui sinu laps või lapselaps või naabrilaps teeb sulle väikese kingituse, veedab sinuga natuke aega. Selle asemel, et öelda tšau ja minema tormata. See võib juhtuda, kui sa vaatad sulle maski tagant vastu naeratavaid silmi. Jumala puudutus saab sind kätte kõige ootamatumal hetkel. Nii kaua, kuni me ei ole kogenud seda puudutust, on jõulud meie jaoks ikka sündmus, mis on ikka veel alles ees.
kuni me ei ole kogenud Jumala puudutust, muretseme ikka liigselt hinnatõusu pärast, elektri, küttehind, gaasihind, kes millega kütab. Me muretseme. Kuni me ei ole kogenud Jumala puudutust, võivad jõulud meie jaoks olla kaos ja hullus. Kuid siis tuleb see puudutus. See tõeline jõuluhetk ja sinu elu saab muudetud. Jumal tahab sekkuda sinu ellu, kui sa lased tal seda teha. Ja siis pole see enam pelgalt nostalgiline lapsepõlve mälestus, mille taas elustab aastast aastasse seesama piparkoogi lõhn ja küünlavalgus. See on midagi uut, mida sa varem ei ole kogenud. Ja sa tahad, et see kestaks ja kestaks. Nagu inglikoori laul, mida karjased seal väljal kuulsid. Jumala puudutus on iga kord ainulaadne. Sellepärast ära oota, et inglikoorid laulavad igal aastal ühte ja sama laulu. Nad õpivad ka uut repertuaari. Sõnum on see sama. Aga puudutus on iga kord uus ja ootamatu. Sest sinu pärast on sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus. Ma loen sulle ühe lõigu sellisest raamatust nagu Kevade või pildikesi Paunverest. Lihtsalt meeldetuletuseks. Mina ja paljud teie, kes me oleme üles kasvanud nõukaajal, oleme jäänud ilma ühest peatükist, mis on seal raamatus, mille Nõukogude võim pidas ebasobivaks ja lihtsalt andis korrigeeritud trüki välja. See on see situatsioon, kus Arno saab viiuli ja läheb seda kellatorni Liblele näitama. Juba film jookseb teil, eks ole. Arno tuleb kastiga, ütleb, vaata! Ja mida Lible ütleb? Kellanöör on tal käes, mis ta ütleb? Tule siia! Tule siia! Nii, kas te mäletate, mis siis järgmine stseen on seal filmis? Tõmbavad kella ja pärast torni, mis on koju sõit. Sõidavad saanidega koju. Aga algses trükis on midagi sellist, mida ma kaldun arvama, et Oskar Luts kirjeldas midagi, mida ta koges lapsepõlves kirikus olles. Kuulake ja mõelge kaasa. See on siis, kui Arno on veel tornis. Nüüd hakkab tekst. All säras ja hiilgas kirik. Küünlad olid juba kõik põlema süüdatud. Jõulupuu altari ees tuletas igale kirikulisele meelde, missugune tähtis tund kätte oli jõudnud ja kelle auks ja kiituseks siia kokku oli tuldud. Kirikumõisa kutsar, kes oli küünalde süütaja, toimetas veel siin ja seal, seadis mõned küllakile vajunu küünla sirgu ja mõne katki murdunud asemele uue. Tema oli kahtena kirikuteenistuses, sest Lible oli jõulureedel õpetajale ütelnud, et temal see omadus ühel ja samal ajal mitmes kohas ametis olla täiesti puuduvat. Õpetaja oli siis ka sellest aru saanud ja kutsaril käskinud temale abiks minna. Arno puges teiste koolilaste vahelt läbi ja jäi oma kohale seisma. Kus sa olid, küsis Tõnisson,
kes teise äraolekut väga hästi oli märganud. Tornis, vastas Arno. Sind saab ka igale poole, lausus selle peale küsija ja mõõtis teist uuriva pilguga. Jumalateenistus algas. Teile on täna õnnistegija sündinud, kuulutas õpetaja valju häälega. Ja Arnol oli korraga tundmus, nagu oleks see, mis õpetaja ütles, täna, veel sel samal pilgul sündinud. Tema hingesse asus rääkimatu õnnetundmus. Talle näis, nagu oleks midagi suurt, ootamatut sündinud, mis temale ja kõigile teistele palju rõõmu pidi valmistama. Ainus asi, mis ta sel silmapilgul soovis, oli, et kõik nii õnnelikud oleksid kui tema. Kui laulud kõlasid ja orel mürisevalt kaasa mängis, vajus tema silmis kõik ühte. Inimesed, lühtrid, küünlad ja jõulupuu altari ees. Kõik ühines üheks suureks, Jumalat kiitvaks ja austavaks koguks. Ei olnud seal hulgas ühtegi halba inimest, kõik olid head. Tema ise kadus lõpmatusse ja laulis kaasa inglite kooris. Betlehema väljal, kuna tema ümber paistis imelik valgus. Teda kandsid nägematud käed ülespoole. Kõrgel oma pea kohal nägi ta teda, istuvat oma isa paremal käel. Teda, kelle sünnipäeva täna peeti ja ikka kostis laul. Näis, nagu lauldaks igal pool, nagu käiks laulu hääl üle kogu maailma ja kuulutas jõulurõõmu. Kui õpetaja palugem, ütles, laskus ta põlvili ja palus südamest. Tõustes nägi ta, kuidas inimeste suust hingeõhk valge auru näol välja käis ja korraga tuli talle ette, nagu olekski see palve, mis igaüks Jumala ette saatis. Niiviisi ühinesid kõigi kirikuliste palved üheks suureks palveks ja tõusid Jumala trooni ette, nagu pühakirjas seisab. Temale oli andeks antud. Taevaisa ei olnud enam temale pahane. Ja mitte tema üksi. Kõik inimesed, kes kirikus olid, kõik koolilapsed, olid Jumalaga lepitatud, sest ometi olid ju kõik palunud. Kõik olid saanud paremaks. Ja sellest silmapilgust alanud uut elu. Tõuseme ja palvetame. Meil ei ole täna siin kahjuks nii külm, et te näeksite, kuidas teie palve hinge auru näol üles taevasse tõuseb. Aga mida iganes sinu südames on, mis iganes palve, palu Jumala puudutust selle olukorra keskele, oma pere keskele täna, oma lähedaste keskele. Palu seda Jumala puudutust nendele, kes ei saa olla täna sinu pereringis, kas oma tervise tõttu, kauguse tõttu, vanuse tõttu. Palveta, sest Immanuel, issand on meiega. Isa taevas, me tuleme sinu ette ja võtame kaasa selle pildi kirikus põlvitavast Arnost, kes palub kogu oma südamest. Ja isa, ma tänan, et me võime tänasel jõuluõhtul paluda ka kogu oma südamest sinu sünnipäeva tähistades, öeldes Immanuel, issand, ole minuga. Issand, ole minuga minu jõululauas kuuse ümber. Issand, ole täna minuga, kui ma lähen teele, võib-olla alles sõidan kusagil oma pere keskele. Issand, ole minuga, kui mu pere on kaugel, lapsed on kaugel. Issand, ole minuga, kui ma ei saa muud, kui ainult vaadata ülekannet ekraani vahendusel. Issand, ole minuga, kui
kui ma tunnen, et mu tervis ei ole korras. Immanuel, tule ja puuduta, issand, me ootame sinu puudutust sellel jõuluajal. Tule ja üllata meid kõige ootamatumates olukordades. Tänu sulle, issand. Amen. Olge head, võtke iste. Kas mäletad sa mind? Sul olin põlve peal ja mitmeid kirju saatsin sulle ma. Nüüd ma suureks kasvanud, kuid mu sees üks igatsus. Ma pole laps, kuid ikka unistan. Vaid soovin teistele armastus, las olla see, mis liidab südamed ja elud parandab, et kurjus kaoks silma pealt ja õiglus võidaks taas ja kõigil oleks hea. Need on mu soovid jõuludeks. Kaunilt pakitud on kingid kuuse all. Need jälle võitsid lapse südame. Kuid taevas kindlalt teab, et kaunid pakid seal ei ole need, mis rabiks hinge siin. Kuni elan veel, mu jõulusoov on see, ei enda jaoks, vaid soovin teistele. Las olla see, mis liidab südamed ja elud parandab, et kurjus kaoks silma pealt ja õiglus võidaks taas ja kõigil oleks hea. Armastus, las olla see, mis liidab südamed ja elud parandab, et kurjus kaoks silma pealt ja õiglus võidaks taas ja kõigil oleks hea. Need on mu soovid jõuludeks. Tõuseme ja laulame üheskoos lõpulaulu.
Issand, kes on rahu tooja, õnnistagu sind ja hoidku sind, kuhu iganes sa oled minemas, kas pere keskele või teele. Tema on sind hoidmas ja kaitsmas ja lubagu ta sul tuua rõõmu ja rahu neisse paikadesse, kuhu sa oled sisse astumas. Amen. Väga õnnistatud jõuluaega teile kõigile.